Oleme jõudnud Danieli raamatu seeria teise osa juurde. Üks Danieli raamatu läbiv teema on jumalakartlikult elamine võõraste võimude all. Minu nimi on Magnus Teegivi, olen 3D koguduse liige ning räägin täna Danieli raamatu teise ja kolmanda peatüki põhjal teemal võimu ja vaimu vastasseis. Pauluse kirjast roomlastele võime lugeda järgmist. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. Ma usun, et see kehtis ka Vana Testamendi aegadel. Piibli uurijate arvates on Jumala seatud mitte niivõrd konkreetsed valitsejad, olgu head või halvad, vaid ühiskondlik kord kui niisugune. See tähendab, et kui valitsejad või konkreetne valitsemisvorm ei osutu ka kõige paremaks, on see siiski parem kui anarhia või kodusõda. Kõik kuningad ja valitsejad ei ole jumalakartlikud, kuid Jumal saab valitsejad sellegi poolest oma tahte täitmiseks kasutada. Õpetussõnadest leiame, et kuninga süda on issanda käes nagu veeojad. Tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab. Kristlastena usume, et Jumal on kõikvõimas. Jumal võib paljastada saladusi, anda tarkust ja päästa elu ohtlikest olukordadest. Danieli raamatu teises ja kolmandas peatükis näeme teda seda tegevat. Alustuseks võiksite panna video pausile ja lugeda koos läbi Danieli raamatu teine peatükk. Danieli raamatu teisest peatükist saame lugeda, et kuningas Nebukadnetsar nägi unenäo, mis muutis ta rahutuks ja võttis temalt une ära. Eelmise ehk esimese peatüki lõpus leidis Nebukadnetsar, et Juudast pärit Paabelisse toodud vangid Daniel ja tema 3 sõpra Hanania, Miisael ja Asarja olid teistest kordades üle. Ja kõigist teadusasjus ja tarkusasjus, milles kuningas neid küsitles, leidis ta nad olevat 10 korda üle kõigist ennustajaist, kes olid kogu ta kuningriigis. Sellest hoolimata pöördub kuningas unenäole seletuse saamiseks just ennustajate, nõidade, posijate ja kalde ja tarkade poole. Küllap võib esimese peatüki lõpu ja teise peatüki alguse vahel olla märkimisväärne aeg. Võib-olla on Nebukadnetsar vahepeal unustanud Danieli ja tema 3 sõpra. Kuningas pöördub siis kalde ja tarkade poole, et nad seletaksid nii unenäo kui ka selle tähenduse. Need paluvad Nebukadnetsarit, et ta jutustaks neile enda nähtud unenäo ja siis saavad nad talle selle tähenduse avaldada. Kuningas tahab vältida võimalust, et kalde ja targad võiksid kuuldud unenägu inimliku tarkuse abil seletada. Loeme, et kalde ja targad vastasid kuningale ja ütlesid, ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada. Sest ükski suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki ennustajalt, nõialt või kalde ja targalt. Jah, asi, mida kuningas küsib, on raske ja ei ole muid, kes suudaksid seda kuningale seletada, kui jumalad, kelle eluase ei ole inimeste juures. Tänapäeval on aga kristlastel see õigus, et tõeline ja ainus Jumal ei ole püha vaimu läbi mitte ainult meie juures, vaid ka meie sees. Nagu on kirjutatud Pauluse esimeses kirjas korintlastele. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kalde ja targad ei olnud suhtes elava Jumalaga ja Vana Testamendi ajal ei olnud püha vaim veel kõigile usklikele välja valatud. Nad ei suutnud Nebukadnetsari nõudmist täita. Kuningas vihastus sedavõrd, et andis käsu kõik Paabeli targad hukata ja koos nendega ka Danieli, Hanania, Miisaeli ja Asarja. Daniel sai sellest käsust ja asjaolust teada. Ta rääkis sellest oma 3 kaaslasele, et nemad palvetaksid taeva Jumala poole. Danielile ilmutati unenäo saladus õises nägemuses, mis peale ta kiitis Jumalat. Muuhulgas ta ütles Jumala kohta, et tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. Tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Kui võim tahtis Danieli, tema kaaslased ja kalde ja targad hukata, siis vaim sekkus ja päästis nad sellest olukorrast välja. Daniel läks Nebukadnetsari juurde ja jutustas talle nii unenäo
kui ka selle tähenduse. Sina, kuningas, nägid ja vaata, oli suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne. See seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivared hõbedast, kõht ja reied vasest. Sääred rauast, jalad osalt rauast, osad savist. Sa vaatasid, kuni üks kivi kätte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist ja purustas need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt. Tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa. Võisite ise lugeda alates Danieli raamatu 2. peatüki 36. salmist, kuidas Daniel seda unenägu selgitas. Bible Hubi study rubriigist lähemalt uurides sain teada, et kullas pea vastab Babyloonia impeeriumile Nebukadnetsari valitsuse all, hõbedast rind ja käsivared Meedia ja Pärsia impeeriumile, vasest kõht ja reied Kreeka impeeriumile, rauast sääred Rooma impeeriumile ning osalt rauast, osalt savist jalad kahestunud kuningriigile ja Rooma impeeriumi hilisematele faasidele. Kuju tabanud kivi sümboliseerib igavese kuningriigi saabumist, mida kristlikus vaates peetakse Jeesuse Kristuse kuningriigiks. Kui Daniel oli unenäo seletamisega lõpule jõudnud, siis kuningas pöördus Danieli poole ja ütles talle: see on tõsi, et teie Jumal on jumalate Jumal ja kuningate issand ning saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada. Daniel ja tema 3 kaaslast said seeläbi hea elujärje peale. Kuid 3 kaaslase olukord muutub järgmises ehk 3. peatükis. Nüüd võite panna video pausile, teha taaskord piiblid lahti ja lugeda Danieli 3. peatüki kuni 30. salmini. Nüüd läheme siis 3. peatüki juurde. Me ei tea täpselt, kui pikk aeg võis unenäo seletamist olla möödunud. Ma arvan, et kuningas Nebukadnetsari süda võis olla liiga kõva, et tõeliselt meelt parandada ja Jumala poole pöörduda. Viidates Jeesuse räägitud tähendamssõnale külvajast, võib-olla oli kuninga südame pinnases ohakaid, sealhulgas rikkus ja elulõbud, mis lämmatasid temasse istutatud Jumala sõna seemned. Tänapäevalgi võivad inimesed Jumalat eriliselt kogeda, aga aja möödudes võib see hääbuda, kui nad ise ei püüdle Jumala poole. Nebukadnetsar taaskord justkui unustab Jumala töö ja püstitab ebajumala kuldkuju, mida käskis ahju eitmise ähvardusel kõigil kummardada. Ja suurem osa rahvast allubki kuninga käsule, kuid Kaldea mehed märkasid ja rääkisid kuningale, et Danieli 3 kaaslast kuju ei kummarda. Nebukadnetsar lasi Hanania, Miisali ja Asarja enda ette tuua. Kuningas andis neile võimaluse oma meelt muuta ja ebajumala kuju kummardada, kuid mehed olid endile kindlad ja ei kummardanud kuju. Järgnevas kirjakohas on kasutatud eelnimetatud 3 mehe teisi nimesid, mille andis neile kuninga ülemteener. Muuseas, Danielile anti nimeks Beltsassar. Ja piiblis on kirjas, et Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale: Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab nii olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Kuningas ägestus selle peale ja lasi ahju kütta tavapärasest 7 korda rohkem. Ahi oli nii kuum, et Hanania, Miisali ja Asarja ahju visanud mehed hukkusid. Kuid nagu mainitud 3 jumalakartlikku meest uskusid ja lootsid, Jumal päästis nad. Nebukadnetsar märkas ahjust 4. meest ning oli hämmingus. Ta ütles, et see 4. mees nägi välja nagu jumalate poeg. Kristlastena usume, et see oli Jeesuse Kristuse eeltähendus. Jumal päästis need 3 meest
tule ja kuumuse käest, nii et nad ei saanud mingit kahju ei endile ega oma riietele. Siinkohal võim nõudis ebajumala kummardamist, kuid vaim tasus meestele nende jumalakartlikkuse ja austavuse eest. Nebukadnetsar kutsus 3 meest ahjust välja, kiitis taeva jumalat ja andis neile taas kord hea elujärje. Hanania, Miisal ja Asarja olid algusest peale kindlad oma otsuses mitte kummardada ebajumalaid. Aga kuidas on lugu meiega? Ma pean tõdema, et mina ei ole alati nii tubli olnud. Ma ei pea siin silmas tingimata nii otsest ebajumala kummardamist kui eelkirjutatud loos, vaid pean silmas peidetumad asju, nagu meedia, mida olen tarbinud või kuidas ma olen enda tegemisi prioritiseerinud ning aega kasutanud. Leian, et kindlam on resoluutselt keelduda ebajumalate kummardamisest, nii nagu need 3 meest, selle asemel, et esialgu nii-öelda vooluga kaasa minna ning seejärel püüda sellest välja saada. Paraku ei pruugi see meil alati õnnestuda. Õnneks on Jeesus me patud kandnud risti poole ning meil on võimalik pidevalt meelt parandada. Kirjeldatud lood räägivad sellest, kuidas elada jumalakartlikult võõraste võimude all. Need lood võivad tunduda meile ajaliselt ja olustikuliselt kauged, kuid ka meie kristlastena elame teatud mõttes võõraste võimude all. Me oleme kutsutud olema valguseks selles maailmas. Ükskõik, mis ajastu on, kus sa oled, lõpuks on võimud ikkagi Jumala käes. Võimud ei takista meid elamast jumalakartlikku elu. Soovin teile head arutelu.